tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 11 kuni 17 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil on siin 2 mõõkade kaarti kohe päris alguses. Mõõkade 4 räägib sellest, et oleks aeg maha võtta ja puhata. Ju te oletegi kõvasti tööd rabanud ja nüüd tuleks nagu puhata. Mõõkade 5 räägib võitlusest. Ta on nagu selline võitluse kaart, mis räägib sellest, et te võite selles võitluses võita, aga selle võidu hind võib olla liiga kõrge. Et maksate nagu liiga kõrget hinda selle eest, et seda võitlust võita. Vot sellised sõnumid on sellel kaardil. Aga edasi tuleb nagu fantastiline kaart. See on alati väga hea kaart, kõik ässad mulle väga meeldivad ja see on nüüd sauade äss. Sauade äss ütleb seda, et davai, teeme ära. Hakkame kohe pihta ja me teeme selle lihtsalt ära. Sauade äss ei taha enam hetkegi oodata. Kõik sauade kaardid on väga kiired otsustavad kohe ruttu teeme ära. Meil on vaja ära teha ja me ei taha passida. Tema on ka selline, et teeme ära. Edasi tuleb teil siit müntide 10. No kui te lõpuks otsustate seda ära teha, siis müntide 10 räägib sellest, et see on nagu selline pikaajaline projekt. See on pikaajaline projekt, mis toob ka pidevalt sisse. Et teil on plaanis alustada mingi sellise asjaga, mis teile hakkab sisse tooma pikaajaliselt. Ja ta toobki sellist, et see ei ole nagu siuke ühekordne sutsakas, et teen midagi ära, koond paari kindaid ja müün selle maha ja nüüd on mul natuke raha. See on pikaajaline projekt, see on selline projekt, mis toob teile pidevalt raha sisse. Või on teil mõni selline projekt juba käima pandud, juba tiksub sealt midagi. Ühesõnaga, see müntide 10 on pikaajaline sissetulek, stabiilne sissetulek. Edasi teil on siin keisrikaart. Keisrikaart räägib sellest, et teie võite enda tarkusega ja oma selle olemusega väga palju head korda saata. Kuidas ma ütlen, see on nagu see teie olemus, teie karisma, teie kogutud teadmised, teie tarkus, teie lähenemine asjadele. Just nii, nagu teie seda näete. Et kui te selle kõik kokku panete ja oma projekti nagu sisse lülitate, siis ongi see pikaajaline projekt, mis toob teile pidevat tulu. Siis on siin veel saatana kaart. No saatana kaart räägib meie pahedest, räägib sellest meie kiusatustest, asjadest, mida me teeme, mida me tegelikult tegema ei peaks. No see võib olla mis iganes. See võib olla midagi sellist, mida me oleme ammu plaaninud, aga pole suutnud tegema hakata. Võib olla midagi sellist, mida me kogu aeg teeme, aga teame, et teha ei oleks vaja. See võib olla suitsetamine näiteks. Teame, et on tervisele kahjulik, tahaks maha jätta. Ei saa. Ei ole lihtsalt tahtejõudu. Sellepärast, et see mugavustsoonis istuda ja teha asju, millega me oleme igapäevaselt harjunud tegelema, ongi mugav ja me ei tahagi sealt välja tulla. Et selle saatana kaardi sõnum ongi väga lihtne, et tema ahvatleb ja teie annate ahvatlustele järgi. Mida te selle teadmisega peale hakkate, et see teile siia lugemisse tuli? See jääb küll teie enda otsustada. Mina ei saa kellelegi öelda, jätke suitsetamine maha, läheme dieedile, ma ei tea, liigume rohkem, hakkame tervislikult toituma. Mina seda öelda teile ei saa. Ja ei ütle ka, teie teate ise seda, aga saatana kaart tuletab teile meelde, et meil kõigi elus on mingisugused pahed, millele me oleme järgi andnud, aga mida meie elus ei peaks olema. Ma pole ise samamoodi nendest pahedest prii. Et eks mina istun ka oma mugavustsoonis ja vaatan nendega tõtt, ega võib-olla suuda alati nendest lahti öelda, kuigi peaks. Ja nädala viimane kaart on teil siin mõõkade baas. Mõõkade baas tuleb uudistega, kõik baasid tulevad uudistega. Nad tulevad heade uudistega, et
võib-olla siis tema ka tuleb veel, annab teile mingisugused lisauudised või lisateadmised selle sama pikaajalise projekti kohta. Et mis siis siin on? No väga palju sellist tavalist elu, ma ütleksin. No selle võitlusega on nagu on. Et eks te ise teate, kui palju te siis võitlete, kus te järgi annate ja kus te järgi ei anna. Ma näen seda, et Sauatäst tahab kohe ära teha ja müntide 10 ütleb, et tegelikult kõik on nagu väga hästi. Et on pikaajaline sissetulek, stabiilne. Teil on olemas kõik, teil on olemas see tarkus, teil on olemas need võimalused, teil on olemas see jõud selle kõigega tegeleda, et on seda energiat peale hakata ja siis hakake pihta, tehke ära. Ja mis te selle saatanaga peale hakkate? Vaat see on teie enda asi. Vaadake, kuidas temaga hakkama saate. Et meelde ta ennast tuletas. Jah, nii on. Mis teha? Meil kõigil on omad mingisugused pahed. Selline sai lugemine teile selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.